Tegelen siis ajalooliste ehete koopiate valmistamisega. Ja põhiliselt on need siis viikingaegsed ja varakeskaegsed ehted. See tehnoloogia on tegelikult, see koopia võtmine on kuni 5000 aastat vana. Tänapäeval kasutatakse lihtsalt tehnikat, aga asja idee on täpselt samasugune. Ka muistsed meistrid võtsid valmis asjadelt koopiat. Nad tegid küll savivorme, mina teen seda silikooniga. Ja selleks siis see ese pannakse siis karpi, valatakse talle peale spetsiaalne silikoon ja silikoonvorm lõigatakse lahti. See silikoon on siis leebe, selle objekti vastu on meditsiiniline silikoon ja siit me saame siis vormi sellest originaalist. Ja nüüd me saame hakata seda paljundama, sellest tehakse siis vahamudelid. See on siis vahaprits, siin surutakse siis kuum vaha sellesse vormi. Kui vaha on hangunud, siis saab nad vormist välja korjata. Seejärel tuleb need mudelid puhastada ja panna kokku vahapuu. Muinasajal siis, kui valati neid mudeleid, siis valati üks objekt korraga. Nii et igal objektil oli siis vorm ümber, valati ükshaaval. Tänapäeval see puhttehnoloogiliselt on mõistlik valada siis mingi hulk neid esemeid koos. Ja selleks pannakse kokku siis vahapuu. See on nii nimetatud siis juveliiri vaha. Selline roheline, vanasti tehti kõik mesilasvahast. Ja vahapuu siis kaalutakse ära. 1 gramm vaha on siis 10 grammi hõbedat. Selle järgi ma saan teada, palju ma võtan suletamiseks hõbedat. Ja pronksi suhtes on 1/8, et 1 gramm vaha on siis 8 grammi pronksi. Nüüd see vaha puu pannakse siis sellisesse spetsiaalsesse vutlarisse ja siia ümber keritakse siis maalriteip ja valatakse see vorm kipsi täis. Ja siis vormid lähevad siis vahasulatusahju ja ahi pannakse siis tööle, töötsükkel on 12 tundi ja ahjus sulab välja vaha. Nii et esimesed 3-4 tundi sulab siis vaha vaikselt välja, ta põleb siin ahjus ära, teda ei koguta ja edasi temperatuur tõuseb juba kuskil 730 kraadi peale ja kuumutab selle kipsvormi siis tugevaks. Kui on metall valmis kaalutud, pannakse vorm suletusmasinasse ja temperatuur on tõusnud siis hõbeda puhul 975 kraadi peale. Siis avatakse see lüüs ja lastakse sulametall siis vormi. Alt tõmbab seda vormi täis vaakum, nii et sellega saab suhteliselt peenikese asju valada. Kui valu on toimunud, siis lastakse natuke aega jahtuda vormil ja siis tõstetakse see kuum kipsvorm vee sisse. Nii et vesi hakkab lahustama seda kipsi sealt vormi ümbert ära ja tavaliselt pestakse kas survepesuga või siis nõrgas happes puhtaks ja lõigatakse siis see puu detailideks lahti. Suurem kips tuleks maha lasta siis pronkssärjaga. Järgmisena tuleks panna siis siia külge kummikäi, millega saab siis peenemad osad ära lihvida. Ja nüüd käiatakse maha siis need valukanalid ja käiajäljed siis poleeritakse maha kummikäijaga. Edasi tuleb anda siis sellele ehtele muistne välimus, selleks tuleb ta niinimetatud patineerida, lasta tumedaks. Et siin on selline lahus, mis ta
mõne sekundiga tõmbab siis tumedaks ja nüüd tuleb ta ära kuivatada ja pärast seda siis poleerida ja jätta täpselt nii heledaks, kui tundub, et on hea. Poleeritakse siis viltkäijaga ja kasutades spetsiaalset poleerimispastat. Nii. Ja poleerimispasta pestakse maha kuuma vee ja fairiga. Edasi siis ehted kuivatatakse ja järgneb siis pakendamine. Nii, ja kui siis ehted on valmis, nad on siis poleeritud ja patineeritud tumedaks, et nad näeksid välja nagu vanad, siis tuleks nad kenasti vormistada karpi ja uut omanikku otsima saata.